Nii, mina olen Jürgen, ma olen andmevahetuse osakonnas XT tootejuht ja ma räägin teile täna natuke sellest, mis toimub XT-l ja natuke sellest, mis toimub X-Roadil ehk siis XT tuumtarkvaras. X-Road, üsna edukas aasta on minu arust NIIS-il olnud, Nordic Interoperability Solutions, edaspidi NIIS, kes meil nüüd arendab X-Road tarkvara. Ja ilmselt kõige märkimisväärsem saavutus on see, et meil on nüüd täitsa küps REST-tugi XT-l. Et tegelikult minu kolleeg helistab Skype'is, okei. Tegelikult esimene REST, mitte protokolli, aga REST-teenuste tugi tuli juba aprillis, aga see ei olnud päris toodangu küps või ta ei olnud vähemalt mugav kasutada, sellepärast et seal ei olnud OpenAPI tuge, seal pidi iga PAF-i eraldi endpointina defineerima, nii oli väga raske granulaarselt hallata pääsuõiguseid. Et nüüd on see olemas küpses vormis ja streamlined onboarding process, et ma ei tea, palju siin on inimesi, kes haldavad turvaservereid XT-l, käsi püsti, kui on mõni. Mõni ikka on, et ma ei tea, kas te olete tähele pannud või ei ole, aga arendus- ja testkeskkonnas on nüüd turvaserveri registreerimine ja alamsüsteemi registreerimine peaaegu sünkroonne auto-acceptiga päring. Ehk siis, kui sa turvaserverist midagi registreerid, siis RIA helpdesk ei pea midagi tegema, minuti pärast on see roheline. Ja varsti on see toodangus ka niimoodi, et nagu Riho ütles, RIHAs alamsüsteemide kirjeldamise nõue kaob meil ära, võimalus säilib, ma räägin sellest varsti lähemalt. Ja üpris palju on muidugi olnud sellist vigade parandust, optimeerimist ja nii edasi. Niimoodi. Esialgu oli roadmapis plaanis tulla välja uue UI-ga oktoobris, aga tarkvaraarendus ei ole nii ette ennustatav, et see UI nüüd lükkub natuke edasi, aga järgmises reliisis tuleb uus UI. Ma nüüd räägin natuke lähemalt REST-i toest. Et REST-i tugi on siis paralleelne X-Road protokoll SOAP-iga, transleerimist ei ole kahjuks. Et kui te tahate tarbida olemasolevaid teenuseid REST-i kaudu, siis seal on ikkagi vaja kas teenuse pakkujal või kliendil endal mingi adapter vahele ehitada. Aga REST-teenused, kui teil on olemas mingid REST-JSON teenused, näiteks teil on OpenAPI spec olemas, siis nende XT-le publitseerimine on as-is. Arendusi ei ole vaja. Ütled turvaserverile, et siin on minu OpenAPI spec as ja töötab. Ja toetatud on OpenAPI 3 spec, et OpenAPI 2 või Swagger 2.0 ei ole toetatud. See väike nüanss on. Ja kliendi poolel on vaja minimaalseid muudatusi, mida te kohe varsti ka näete täpsemalt. Content type piirangud puuduvad, nii et kui te tahate suhelda SOAP-i üle REST-i, siis have fun. Ja granulaarne autoriseerimine turvaserveris on olemas ja eraldi metateenused, list clients, list methods, allowed methods, need teenused on eraldi ka REST-i jaoks olemas. Ja wish me luck. Ma mõtlesin, et ma näitan teile seda REST-tuge, et muidu te äkki ei usu mind. Et siin on üks REST-API, see on NIIS-i CTO Petteri Kivimägi, see oli alguses tal selline hobiprojekt, aga nüüd me oleme reaalselt hakanud kasutama seda. See jookseb tal AWS lambda funktsioonidega kuskil AWS-is ühesõnaga. Ja see tagastab siis statistikat X-Road instantside kohta. Et siin on näiteks get-päring, mida ma saan siin samas Swaggeris käivitada ja ma näen, et saada olevad instantsid on Eesti toodang, test ja arendus ja Soome toodang, test ja arendus. Ja siis siin saab näiteks küsida statistikat, et küsime toodangu XT statistikat.
No vot, ja nüüd me näeme, et siin meil on 189 avaliku sektori asutust, 383 erasektori asutust ja nii edasi. Usute mind, et see on täiesti tavaline REST-teenus, täiesti tavaline mingisugune OpenAPI 3 spec. Nüüd, kuidas käib REST-teenuse publitseerimine XT-l? Nii. Siin mul on niisugune spetsiaalne turvik, mille saab Dockeris käima lasta, mis on standalone turvik, ta ei ole ühendatud ühegi X-Roadi instantsiga arendajatele mängimiseks või sellisteks demodeks minu arust suurepärane. Ja töötab aasta aega. Palju meil arendajaid on siin toas, insenere, inimesi, kes aru saavad sellest, mis ma räägin? Okei, no mõni ikka on. Tuus. Natuke hakkasin muretsema. Nii. Ja loodetavasti saan ma nüüd selle turvaserveri lahti võtta. Jah, näed, saan. Niisugune turvaserver, mis on mingisuguse fake instantsi küljes ja tal on kehtiv globaalne konfiguratsioon, mis kehtib aasta aega. Aga ma saan selle turvaserveriga iseseisvalt mängida. Nüüd mul on olemas seesama OpenAPI spec. Siin on see ka YAMLis loetav. Mul on olemas selle URL ja selle URLi ma võtan ja impordin turvikusse. Siin on üks test service nimeline alamsüsteem. Siin ma saan öelda, et add REST ja RESTi puhul sa saad neid päffe siin spekkida ise, aga sa saad ka importida OpenAPI 3 kirjelduse samamoodi nagu VSTL-iga. Näiteks ma panen selle URL-i siia, annan sellele teenusele nime stats ja boom, imporditud. Teenused on siin välja parsitud. Enable, ma võtan siin edit, võtan praegu TLS-i verifitseerimise maha ja saan anda pääsuõiguseid endpointide kaupa ja saan anda ka kõigile endpointidele soovi korral. Ja nüüd ma annan selles samas turvikus olevale testkliendile, annan siis kõik need teenuste pääsuõigused. Ja kui ma nüüd võtan lahti Postmani, siis siin me näeme nüüd, kuidas siis need REST-teenused töötavad. Et see localhost 80 on minu turvaserver. Selles PAF-is R1 viitab siis X-Road REST protokolli major versioonile, mis on siis praegu R1. Sellele järgneb selle teenusepakkuja X-Roadi identifikaator, mis on siis CS, on see instance, org on member class 1111 on registrikood, test service on alamsüsteem ja stats on see nimi, mis ma sellele teenusele andsin. Ja siin ma siis küsin instances teenust. Ja ainukene kliendipoolne täiendus, mida on vaja teha, on üks header panna juurde X-Road client ja siis CS org 1111 test client, mis on kõik. Rohkem pole vaja. Kas te näete muidu seda või? Okei. Ja kui ma nüüd ütlen, et saada see päring palun teele, siis no see on virtuaalmasinas jooksev Dockeri konteiner, nii et ja me näeme, et vastus tuleb. Done. Et kui teil on kuskil juba nende X-Road SOAP teenuste taga REST-teenused, millele on mingi adapter vahele ehitatud, et nad XT-le publitseerida, siis te võite nüüd näiteks paralleelselt kõrvale panna selle sama teenuse ilma adapterita ja see töötab as is, arendusi ei ole vaja teha. Et siin me saame siis näiteks küsida ka statistikat. Siin on statistika ja siis siin on veel üks history endpoint ka, seda saame ka küsida. Vot. REST support. Done. Demo töötas, wow.
ja kui te tahate veits rohkem lugeda või ise mängida, siis ma soovitan lugeda Niisi CTO Petteri Kivimägi artiklit ja Niisil on olemas niisugune keskkond nagu X-Road Playground, kus on siis eraldi X-Road instants, kuhu saab igaüks minna ise mängima ja proovima. Neid samu teenuseid saab ka näiteks läbi selle kasutada. Nii, X-Road Roadmap 2020. Nüüd uus kasutajaliides lükkus järgmisesse reliisi aprilli. Ja see on ilmselt ka järgmise aasta, ütleme, kõige märkimisväärsem feature vähemalt lõppkasutajate jaoks, et üldiselt järgmise aasta teema, nagu te näete seal lõpus, on V7 ja praegu on otsustatud, et esialgu oli niisugune idee, et V7 ehitatakse nullist. Ja nüüd on siis aru saadud, et see ei ole väga realistlik, et me hakkame samamoodi seda monoliiti vaikselt tükkideks lööma. Ja V7 siis on evolutsiooniline areng V6 peale, mis tähendab seda, et üsna palju järgmisest aastast läheb selle kapoti aluse timmimisele, et me saaksime seda hakkida. Aga jah, uus kasutajaliidis tuleb, seekord selline kasutajakeskselt disainitud ja mis on veel oluline, on see, et ta tuleb ka REST API põhine, mis tähendab seda, et kõik need tegevused, mida te täna peate põhimõtteliselt tegema läbi klikkimise, kui te ei taha just minna andmebaasi kallale, näiteks läbi mingite playbookide või mida iganes. Et siis nüüd on kõik need tegevused tehtavad ka API-ga, mis tähendab seda, et turvaserveri automaatne paigaldus, näiteks turvaserverite klastri haldus, kui teil on palju eraldi turvikuid ja te peate käima igal pool klikkimas, siis nüüd teil saate nagu selle ära automatiseerida. Et see on päris lahe. Minul on hea meel, et see tuleb. Ja väike teaser ka, et umbes niisugune näeb see uus kasutajaliides välja. Esialgu ei ole plaanis siia feature'id lisada, need on lihtsalt olemasolevad võimalused natukene redisainitult uues 6, et see oleks natukene loogilisem, arusaadavam. Praegu kes on pidanud turvaserverit paigaldama, siis mina olen Riias töötanud 5,5 aastat, ma ikka loen juhendit. Et loodetavasti selle uue kasutajaliidesega vajadus hoida mingit dokumentatsiooni kõrval kogu aeg kaob ära. Et selleks on tehtud nüüd selline viisard näiteks tegevustele, kui on vaja lisada alamsüsteemi, siis sa mitte ei loe neid samme kuskilt dokumentatsioonist, vaid sa lihtsalt, need sammud on siin samas kasutajaliideses sulle ette defineeritud. Ja selline just-in-time lisadokumentatsioon siis, et mis asjad on AUF ja SAIN võtmed üldse ja milleks need head või vajalikud on. Vot. Ja siis järgmise aasta lõpus peaks tulema beta-reliis versioon 7, mis on tituleeritud ükssarvikuks mingil põhjusel. Ärge küsige, miks, ma ei oska täpselt seletada, seal tegelikult on mingi lore nagu taga, aga nii ta on. Ja mõned siis märksõnad selle kohta, et see on kõik küllaltki lahtine veel, aga mõned märksõnad on rohkem esile kerkinud kui teised. Ilmselt üks olulisemaid on kasutusmugavus. Me kuuleme kogu aeg, kui keeruline on mitte ainult X-tega liitumine, aga kogu see X-Roadi enda pool, kui keeruline on selle püstipanek, kui keeruline on selle haldamine. Kui keeruline on selle haldamine, eriti kui sa üritad seda, ma ütlen ausalt, kui sa üritad müüa seda nagu läänemaailmale ja eraettevõtetele ja nad küsivad, et kust ma saan Docker image ja me ütleme, et sorry, et Ubuntu kõik ja käsitsi pead tegema kõike. Et kasutusmugavus on ilmselt üks olulisemaid asju. Uued viisid tarbida ja pakkuda teenuseid, ma ei tea, kas keegi on kuulnud Kristo Vaherit rääkimas X-ruumidest. Ja meil on siin riigis nüüd see sündmuspõhised teenused, et põhimõtteliselt praegu on roadmapis kirjas küll 2021 aastas alles, aga mine tea, kuidas see läheb, on publish-subscribe tugi X-Roadi peal. Et praegu on meil lihtsalt sünkroonsed request-reply teenused, aga nüüd tundub, et Eestil vähemalt oleks vaja publish-subscribe tuge. Et see peaks nagu toetama seda sündmuspõhist arhitektuuri ka. Modulaarsus ja eskaleeritavus, nagu ma ütlesin juba, et me hakime selle hajusa monoliidi tükkideks.
Kõike juppe ei pruugi kõigil vaja minna, mõndasid juppe võib osadel klientidel vaja minna rohkem kui teistel ja see asi võiks natukene paremini skaleerida, et praeguse turvaserveri tarkvara juures horisontaalselt on teda üsna keeruline, ta küll skaleerub, aga teda on keeruline skaleerida, vertikaalselt ta ei skaleeru peaaegu üldse. Pilvetugi, nüüd see on see koht, kus ma loodan, et Eestil on ka sellest tulevikus rohkem kasu, meil on mingid riigipilve ambitsioonid, meie regulatsioon on üsna piirav nii-öelda teiste pilveteenuse pakkujate kasutamise osas, aga ma loodan, et siin avaneb ka avalikul sektoril rohkem võimalusi ära kasutada pilveteenuseid, et praegu näiteks osadel klientidel oli mure, et see ei tööta AWS RDS-iga ehk siis Amazoni andmebaasi teenusega, see lahendati ära, nüüd töötab. Eile kirjutas Petteri artikli selle kohta, kuidas turvaserveri partitsiooni või turvaserveri soft tokeni või siis ASM-i partitsiooni pinne turvaliselt hoida AWS-is. Et see teema nagu on endiselt püsiv. Ja ühilduvus Euroopa Liidu koosvõime lahendustega, et mul on hea meel, et NIS on vist võtnud nüüd enda peale selle, et e-delivery gateway ära teha, et mina ei pea tegelema sellega. Et me ei pääse sellest, et nii NIS kui RIA on kaasatud nendesse Euroopa Komisjoni ettevõtmistesse. Praegu nii palju, kui ma olen aru saanud, siis on jõutud arusaamisele, et meil ei saa olla ühte andmevahetuse lahendust, mis tähendab seda, et me peame tegelema sellega, et ta oskaks suhelda nende teiste e-deliveriga, kindlasti e-deliveriga, võib-olla ka Läti Wissiga näiteks ja nii edasi. Nii, see on kõik X-Roadist. Nüüd ma räägin natuke XT-st ja täpsemalt XT iseteeninduskeskkonnast. Ja siin ta on, see on Skys, vabandust, siin ta on. Et siuke ta näeb praegu välja. Me oleme peaaegu valmis, me oleme lõpetamisjärgus sellega, et saab XT-ga liituda ja saab XT sertifikaate, või tähendab, saab sertifikaate taotleda läbi XT iseteeninduskeskkonna. See turvaserveri lisamine ja seadistamine see on meil praegu ainult prototasemel, aga see ei võta väga palju aega, et ära implementeerida, see peaks olema selline interaktiivne, ka natuke nagu Wizardi moodi, aga samas ta ei ole nagu teenus iseenesest, ta peaks juhendama kliendi õigesse kohta. Et kui mulle helistab väikese valla kooli administraator ja ütleb, et ülemas ütles, et ta peab XT-ga liituma, et ta ei hakkaks seda endale ise püsti panema, vaid et ta võtaks majutusteenuse näiteks. Päris case, küsisin, et kuidas teil IT-ressursi kanda, ütles, et nad hiljuti ostsid ühe serveri. Siis ma ütlesin, et kes teile nagu IT-teenust pakub? Telia, okei, väga hea. Küsige neid turvaserveri teenust. Et sellised küsimused peaksid saama siin lahenduse, et see peaks olema selline one-stop shop, kus sa saad kõik asjad aetud. Kui vaja on vahepeal minna HSM-i ostma või SK-Certi ostma, siis siit saab ka selle suuna kätte. Aga ei ole seda kaost, mis praegu on. Et tegelikult, kui XT V6 välja tuli, või X-Road V6 välja tuli 2015 november, siis meil ei olnud midagi. Ja me üritasime häkkida seda liitumisprotsessi tollasesse rihasse, praegusesse rihasse ja see nagu ei ole väga edukas olnud. Et nüüd tal siis on see kodu, mis oleks võinud tegelikult juba 2015 tulla. Ja nüüd ma pean natuke ootuste juhtimisega ka tegelema selles mõttes, et vähemalt mina olen avalikus sektoris harjunud, et kui tuleb mingi uus teenus, a la riigihangete register, et siis what you see is what you get, et nüüd nii ongi, et nad 2 aastat kuskil silos tegid seda ja nüüd on nagu see pandi nüüd riiulisse kasutajatele kasutamiseks ja minnakse mingite järgmiste asjade juurde. Et neid menüüpunkte tuleb siia juurde. Aga mul ei ole mõtet nagu hoida seda peidus kasutajate eest seni, kuni me tegeleme sellega. Et siin on nagu meie roadmap. Siin ei ole kuupäevi, sellepärast, et ma siin enne Iani ja Riho ettekannetest mõtlesin, et selle slaidi pealkiri oleks pidanud olema, et sõltub eelarvest. Et see on suht keeruline praegu, aga see roheline osa on nüüd
see, mida te pildi peal nägite, see roheline osa on asi, millega ma tahan veel see aasta laivi jõuda. Et loodetavasti detsembris me saame selle laivi. Ja nagu Riho juba väikse sissejuhatuse tegi, et alamsüsteemide registreerimise kohustuslikkus kaob ära Rihas. Järgmine suur etapp on meil teenuste kataloog. Mis see täpselt on, sõltub teist. Et me alustame ilmselt ärianalüüsiga ja UX-analüüsiga, sellepärast, et meil ei ole seda vaja. Minul XT tootejuhina ei ole vaja, et te Rihas alamsüsteeme kirjeldaksite ja aja kohastamata hoiaksite. Et neid on kasutajatel vaja ja neid võiks teil endal vaja olla, et selle asemel, et teile mingid arendajad helistavad või projektijuhid. Arendaja ütleb projektijuhile, et kuule, et helista ja kirjuta rahvastikuregistrisse näiteks, et kuidas me saame nende teenuseid kasutada ja nii edasi. Et selle asemel võiks see info olla kenasti kättesaadav. Ehk siis selle kallal me hakkame järgmisena töötama. Ja minu visioon siis, või meie visioon on siis see, et XT spetsiifilised toimingud, tegevused, XT domeeni tegevused on kõik selles XT iseteeninduskeskkonnas. Tõenäoliselt me hakkame Rihaga suhtlema üle mingite API-de, et need andmed, mida Rihal tegelikult ka vaja oleks välja näidata, et need ikkagi sinna ka ilmuksid. Aga jah. Ja kataloogi puhul siis, nagu ma ütlesin, kohustuslikkus mingeid asju kirjeldada, need nõuded veel selguvad, miks me tahame praegu edasi võimaldada Rihas asjade kirjeldamist, on see, et äkki te hoiate oma asju ajakohasena ja äkki te tahate, et teie kasutajad läheksid sinna vaatama, et siis see võimalus jääb teil alles. Ma ei tea, kui paljud teist on näinud meie teist XT teenuste kataloogi, kus on nagu päris teenused ja VSTL-id käsipüsti. Okei, mõni on näinud, et arendajad ütlevad selle kohta, et see on palju parem kui Riha. Ja tegelikult on ka, sest et seal on nende jaoks vajalik info. Ja vähemalt roadmapis pärast teenuste kataloogi või tegelikult see nagu haakub sellega on siis seireinfo, monitooringu info, kuidas teil läheb XTL, teie nii-öelda enda dashboard, et palju teil on päringuid, kui palju nad aega võtavad, kui paljud neist ebaõnnestuvad, kuidas teie sertifikaatidel läheb, kõik siuke info. See on plaanis siis järgmisena sinna kuvada. Ja jällegi sõltuvalt sellest, mis teil vaja on. Praegu osad teist saavad PDF-e iga kuu. Et nagu, see on nagu MVP, me tahame nüüd panna selle sinna XTSS-i. Nii. Rihas alamsüsteemide kirjeldamise kohustus kaob ära siis, kui XTSS või XT iseteenindus laivi läheb. Et praegu veel peab kirjeldama. Ja seal on päris põhjused taga, miks see nii on. Vot. Ja siis on üks teema veel. XTCA ja ajatempli teenus. Jällegi need, kes haldavad turvikuid, on võib-olla näinud, et ajatempli teenus, RIA ajatempli teenus, vähemalt XT kontekstis peaks olema nüüd arenduskeskkonnas kättesaadav. Homme vist peaks olema testis kättesaadav. Ja novembri lõpuks peaks olema võimalik toodangu XT keskkonnas kasutada RIA väljastatavaid XT sertifikaate ja ajatempli teenust. Me ei ole usaldusteenuse pakkuja, need ei ole kvalifitseeritud sertifikaadid, need on võib-olla pisut etemad kui nii-öelda self-signed sertifikaadid. Aga nagu on välja tulnud, siis kõigil ei ole vaja kõigemat, kõigil ei ole vaja täiustatud e-templaid oma andmevahetuse peal, sellepärast et need andmed, meil on täna teenuseid, mis tegelevad peaaegu et avaandmetega või siis tegelevadki avaandmetega. Et sinna ei ole vaja kvalifitseeritud täiustatud e-templaid peale. Ehk siis see on kõik veel natuke siuke, kuidas ma ütlen, toores, selles osas, et kui te küsite mult täna, et millist teenust mina peaks kasutama, siis ma ei ole päris kindel. Et meil näiteks on monitooringu turvaserver, mis käib ja korjab kõikidelt XT klientidelt teenuseid, VSTL, anna oma VSTL mulle. Mul ei ole vaja täiustatud e-templit nendele päringutele. Sinna ma võin panna RIA serdi. Aga näiteks kas TEHIK peaks kasutama RIA väljastatavat serti või
SK väljastatavat täiustatud e-templit, ma arvan, et pigem SK oma. Nii et see on niisugune, me uurime, me proovime nüüd sellega, aga põhjuseid on siin taga mitmeid, et ühest küljest, nagu ma ütlesin, osadel klientidel on suva nendest templitest, neil on vaja andmeid vahetada. Ilmselt kõige pakilisem näide hetkel on see, et EMTA-l on Euroopa Liidu välised andmevahetuspartnerid, kellelt on vaja andmeid saada, nad peavad seda üle XD tegema, aga neil ei ole hetkel võimalik SK-lt sertifikaate saada, siis me siis nendega nüüd piloteerime seda teenust. Teine põhjus on see, et meil on X-Roadi backlogis terve hunnik feature request'e, mis on seotud sellega, et võiks saada kasutada mingit fallback usaldusteenust. Ehk siis meil on SK-ga suurepärane partnerlustena, aga kui peaks midagi juhtuma, et siis on mingi fallback ka olemas, et sul on failover näiteks RIA sertifikaatidele ja ajatempli teenusele. Et täna ei saa seda X-Roadi peal hästi konfigureerida, aga selle konfigureeritavus on meil põhimõtteliselt roadmapis olemas. Vot. Jah. Mul vist rohkem hetkel lisada ei olegi. Ehk siis, küsimusi? Saate varasele lõunale. Jah, et kas see Dockeri konteinermise näitasid seda toodangukeskkonna teenuste pärimiseks saab ka kasutada või ei saa? Ei. On olemas see, mis ma näitasin, see on, kui sa otsid Dockeri Hubist standalone security server, see ongi mõeldud selleks, et sa saad nagu lihtsalt oma masinas lokaalis testida. Et ta on ühendatud instantsiga, mingisuguse Fugazi instantsiga kuskil Niisi poolt, ja sa saad lihtsalt selle turvaserveri testkliendi ja selle service'iga testida X-Road andmevahetust. Et see on päris. Docker Hubis on olemas ka tegelikult turvaserveri nii-öelda päris Docker image, millega sa saad tegelikult toodangus sisuliselt kasutada, aga ta ei ole ilus. Ta ei ole selline production ready container, et võib-olla dev-keskkonnas, arenduskeskkonnas võib-olla sellega kannatab mängida, aga live ma sellega ei läheks. Et nii-öelda production grade Docker support on roadmapis, aga sinna läheb aega veel sellepärast, et täna ta on veel turvaserver on selline hajus monoliit, et lihtsalt nii-öelda korralikult teda ära konteineriseerida hetkel lihtsalt pole tänase arhitektuuriga võimalik. Et tegeleme sellega. Kui mul oli teine küsimus on ka selle, et rihas kaob nüüd see nõue alamasüsteemi kirjeldada, aga kas asutustele endale siis jääb õigus, et näiteks nõuda, et minu XD teenust tarbival kliendil oleks rihas kirjeldus olemas? Teenusepakkuja võib nõuda mida iganes. Aga kas neil jääb siis nagu see õigus seda nõuda, ma saan aru? No ma ei saa neid keelata, Okay. Et see on andmevahetuskokkuleppe osa juhul, kui see nii on. Et mõte on selles, et teate, ma näitan korra, need, kes ei ole näinud, kui me juba selliste live-demode lainel oleme. Et kes ei ole näinud teenuste kataloogi, mitte riha teenuste kataloogi, siis see on sihuke. Siin on alamsüsteemid, nende teenused ja VSTL-id ja seda me korjame ise üle oma monitooringu turvaserveri. Igal turvaserveril on metateenused, mis tagastavad teenuseid, VSTL-e ja nii edasi. Ja seda me korjame keskselt, automaatselt ja publitseerime. Et nagu paljudel juhtudel sellest piisab. Ja me oleme oma äriprotsessid ümber kujundanud niimoodi või ümber kujundamas ja viimistlemas neid veel, et meil ei ole kliendi onboardingu jaoks vaja enam neid asju, mida rihas deklareeritakse täna. Meil ei ole neid enam vaja. Nii X-Road kui XD enda protsessid on ümber kujundatud niimoodi, et kui sa oled lepinguline klient, sinna XDSS-i tuleb lepingu sõlmimine ja need, kes on täna liitunud, ei pea seda sõlmima, et see on kõik okei. Siis kui sa oled lepinguline klient ja sul on võimalik serte saada, siis have fun. Et siis meil ei ole rohkem endal midagi vaja. Aga jah, ma ei välista seda, et mõni teenusepakkuja kas võtab aega, et kaasa minna sellega ja küsib, et aga kus teie riha kirjeldus on näiteks. Jop, seal on küsimus. Et siin ma saan siin tagasi, et
Selline lihtsalt küsimus, et võib-olla peaks ikkagi nõudma seda arendus, test ja toodangu keskkonna registreerimist ja katsetamist, sest mul praktikas on olnud niisugune juhus, kus inimene on läbinud arenduskeskkonna, testkeskkonna, siis on hakanud toodangu keskkonna peal omal tarkvara arendama ja lõpuks on niimoodi, et tehakse miljoneid päringuid ööpäevas. Olen näinud neid päringuid, meil on IAS kontoris, minu laua kõrval on üks dashboard, mis näitab top 7 fault code'i XT peal. Ja ma olen kursis selle näitega, millest sa räägid. Ma ei saa seda takistada. Selles mõttes seda võib alati ette tulla. Ja see on niisugune, ütleme, avastamise ja reageerimise probleem. Et määruses vist, isegi tänases määruses veel võib-olla, ma nüüd peast ei mäleta, on nõue, et teenused peavad olema kättesaadavad ka XT testkeskkonnas. Reaalsus on see, et osad teevad seda arenduskeskkonnas, osad teevad seda testkeskkonnas, osad ei tee seda üldse. THX näiteks minu teada valideerib testkeskkonnas oma klientidega, et asjad töötavad ja alles siis laseb laivi. Hiljuti ma taotlesin pääsuõigust rahvastikuregistri teenusele ja ütlesin, et mulle peab andma ka laivis selle ja ma sellega sain, miski ei takista mind minna sinna tulistama. Vigaseid päringuid, ilmselt ma saaksin mingi kurja kõne lihtsalt selle peale. Et see on niisugune detection recovery teema minu arust rohkem. Keskselt nõuda neid asju on minu arust mõttetu. Veel küsimusi? Siin on üks küsimus, et sa rääkisid top fault code'idest, et üks suur maja kasutab päris mitmes alamsüsteemis sellist lahendust, et kui näiteks isikut ei leitud, siis seda tagastatakse fault code'ina. Et kas selles osas nagu keskselt kuidagi nagu suunata, et see on nagu väärkäitumine, et võiks nagu anda nagu tavalise vastuse, et isikut ei leitud? Me oleme nüüd viimasel ajal hakanud rohkem nende seireandmete põhjal sellist, mina nimetan seda nagu proaktiivseks supportiks, et me vaatame, et midagi toimub ja võtame ühendust ja anname teada ja konsulteerime. Küll aga meil ei ole nagu ma ütleks, et võib-olla sellise käitumise puhul ei õigusta näiteks nende XT-lt väljaviskamine. Ja kui meil nagu seda, kui me nii kaugele ei lähe, siis meil on natuke raske kehtestada ennast, et me üritame heaga ja kurjaga lähenemiseks, meil ei ole lihtsalt hetkel eriti meetodeid. Ma olen sellega ka kursis, see on üks nendest seal seina peal. Et me üritame nagu läbi suppordi hetkel parandada vaikselt seda ökosüsteemi kvaliteeti, mis puudutab seda, kuidas XT-d kasutatakse. Toomas tahab täiendada ilmselt. Ma kommenteerin sellele samale teemale juurde, et üks asi, mis me V6-s tegime, oligi see niisugune monitooringu lahendus, kus me korjame niisuguse metaandmeid kõikidelt ökosüsteemi liikmetelt maha. Me neid endal näeme ekraani peal, me näeme tegelikult seda, kus tehakse vigu arendajate poolt, me näeme seda, kui XT hajusas andmevahetuses on vead ja mis need vead on. Ja siis me tõepoolest jõudumööda proaktiivselt anname neile vigades osalejatele teada sellest, aga see, kui kiiresti ja millal ja kuidas nad selle ära parandavad, see ei ole enam asi, mida me Riiast saaks tulla nüüd nõudma, kohustama, karistama, et me seda ei tee. Et me anname neile lihtsalt nõu, juhime viisakalt tähelepanu, et teil on vead ja või kui teil on soovitusi, kuidas me võiksime rohkem seda kehtestada, siis andke tuld. Tähendab, see monitooringu lahendus, mida me ise teeme, on lähtekoodina avalik. Igal liikmel on võimalik täpselt sama lahenduse kaudu monitoorida ise oma turvaserverit ja oma andmevahetuspartnerite turvaservereid. Osad juba teevad seda, aga mitte kõik ja me ei saa öelda ega kohustada, et kõik XT liikmed peaksid seda tegema. Ja me ühe jupina kogu sellest lahendusest me tegelikult publitseerime väikese ajanihkega kõik see, mida meie näeme, me publitseerime selle ka avaandmetena välja. Aga avaandmetest on ta rohkem täna andmeteadlastele uurimiseks, et kuidas üldse Eesti e-riik toimib, kes kellega päringuid vahetab või kes on suurema mõjuga osapooled. Niisugune
niisugune andmeteaduse värk ja avaandmetena ei ole ta nüüd mõeldud selle jaoks, et te avaandmete põhjal oma lahendusi monitoorite. Aga sisemised vahendid on ka kõik olemas, kui keegi tunneb huvi, siis kuhu te ikka kirjutate? Help@RIA. Help@RIA, jah. Jah, kui te tahate, kui on näiteks vaja abi, et kuidas saada lokaalselt mingi monitooring, oletame, me ise oleme Elasticstacki kasutajad, kuidas saada enda logid Kibanasse lõpuks, siis võite kirjutada Help@RIA, me aitame. Et meil kahjuks mingit sükest karbi lahendust selle jaoks veel ei ole. Veel küsimusi? Meil on jube palju aega. Ei, natuke parem on. Küsige julgelt 6 minutit veel ja siis serveeritakse meile lõuna. Ettepanekuid, soovitusi, kaebusi, julgustavaid sõnu. Jaa, minul on küsimus selle iseteeninduskeskkonna kohta, et kas seal oli see teenuste kataloog, seda vist veel ei ole, et tuleb, et aga kas tulevikus saab siis teenuse kasutaja seda õigust taotleda ka läbi iseteeninduse? Jah, ütleme niimoodi, et ma arvan, et üsna suur osa sellest, mis selles teenuste kataloogis saab olema, selgub alles siis, kui me oleme küsinud kasutajatelt, nii et olge valmis, me tuleme kollitama teid mingite intervjuude ja workshopidega, aga selles mõttes, MVP, ma arvan, mõnes mõttes on vana riha, ma mõtlen vana riha, XT nii-öelda alamosa funktsionaalsus uues kasutajamugavas 6. Ehk siis see, et sul on teenused, sul on teenuste kirjeldused, VSTL-id, OpenAPI spekid ja võimalus taotleda pääsuõiguseid. Pääsuõiguste taotlemisega on keeruline see, et infosüsteemidel on see hästi erinev. Rahvastikuregistril on oma mingisugune infosüsteemidele ligipääsutaotluste esitamiseks näiteks. Aga kindlasti see on osa sellest, jah. See on üks kindlamaid osi sellest, mida me teame. Jah, sest praegu see on nii erinev, igal teenusel käib see eraldi. Jah. Okei, aitäh. Aitäh. Tervist. Kas iseteeninduskeskkonnas võiks olla kunagi ka andmevahetuslepingute haldamine? Mina näen seda nii, et võiks olla. Jällegi, kuna RR-i puhul neil on oma Jira Service Deski peale ehitatud mingi juurdepääsumenetluste infosüsteem, siis nende puhul meil on nad ilmselt ei lähe sinna, võib-olla lähevad ka, aga minu lootus ongi see, et mida teenuste kataloog peaks võimaldama, on see, et ma leian üles teenuse, mida mul vaja on ja ma saan mugavalt pääsuõiguse sellele. Mis tähendabki siis seda, et vajadusel ka lepingu sõlmitud, kui seal on leping mängus. Ja siis veel üks küsimus, et millal novembris täpselt see muudatus laivi läheb? Mis võimaldab kolmandate riikide ma ei taha valetada kuupäeva osas, et minu tiim nagu praegu siin sellel momendil toimetab selle kallal. Tehniline valmidus on olemas, see on vaja lihtsalt, reliisida viisakalt. Ja ma ütlen, novembri lõpuks ta on laivis, aga see on ka kõik, mis ma julgen öelda. Aitäh. Aitäh. Nii, kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis täname Jürgenit.